Matšpalli paneb mängu Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere head tennisesõbrad, Matšpalli podcast läheb jälle eetrisse, on 28. veebruar, esmaspäev, tennise maailmas toimub palju, meil on uued edetabeli juhid ja ka Eesti tenniseajalugu on jälle tehtud, sest Anett Kontaveit on tõusnud maailma 5. reketiks, kõlab täiesti ulmeliselt minu jaoks, ilmselt ka minu saatekülaliste jaoks. Minu paremal käel, nagu ikka, Riho Kallus. Tere! Ja üle laua oleme täna kutsunud siia endale appi Toomas Kuuma. Tere! Kuidas kõlab maailma 5. reket eestlanna? Kõlab väga hästi. Oleks võinud isegi veelgi paremini kõlada, aga me kindlasti korra peatume sellele, et oli võimalus ka isegi veelgi kõrgemal olla, aga ma arvan, et see teekond jätkub ikkagi ülespoole. Jah, üks asi maailma 5 kõlab väga uhkelt loomulikult, aga teine asi ikkagi, et mängida VTA 1000 turniiri finaalis, et see on midagi, see on ikka uus tase. Ja nagu me reportaažis ju Rihoga mainisime, et ju vähemalt siis 2 olulist tähisteks on ju seesama VTA 1000 finaal ja siis edetabeli koht. Et järjest siin Anett purustab nii-öelda Eesti tennise rekordeid. Jah, nii on. Hakkame võib-olla kronoloogiliselt tennise teemadest pihta. Viimane saade, mis meil oli, me rääkisime, kui tore oleks, kui Eestisse tuleks VTA turniir, aga järgmisel, mis see nüüd oli, teisipäeval või kolmapäeval, tõmmati sellele mõttele vesi peale, põhimõtteliselt ei võetud jutulegi, et kust otsast seda nüüd arutama hakata, et Riho, sina olid ka natukene selle asjaga seotud, et kas tegelikult võeti jutu üle või tegelikult oligi täiesti tumm film sealt poolt? Noh, eks tal on, ütleme, siin on nagu 2 asja kindlasti, mis selle olukorra keeruliseks tegid. Esiteks see, et ajanappus oli, see oli väga, väga lühikene aeg ja ideaalis ma näeksin, et kui see turniir ühel hetkel Eestisse tuleks, siis loomulikult oleks tore, kui kõik osapooled paneks seljad kokku ja siin peaks ka riik kaasas olema. Ise küsimus on see, et millises osas see riik on sinna kaasatud ja võib-olla see osa võiks olla väiksem, kui oleks aega erasponsoritega rohkem tööd teha ja no ega siin ei saa ka salata, et ikkagi hetke olukord maailmas on ka asi, mis võib-olla selle tennise teema natukene tõstab teisejärguliseks, et ei ole võib-olla praegu päevapoliitilistes küsimustes number 1 küsimus see tenniseturniir. Toomas, mis mõtted tunded? Selles osas just see lõpuosa, kindlasti sellega ma olen nõus ja ajafaktor oli oluline moment muidugi selle otsuse juures. Loodetavasti on ikkagi veel ei ole päris šansid võib-olla lõppenud selles, sest et seis on selles mõttes praegu jah, ütleme nii, võib-olla pessimistlikku võitu. Aga ma usun, et äkki veel ikkagi mingi lootuses ära kuskil võib olla, nii et tegelikult just kui sa enne mainisid, et Riho oli kindlasti väga aktiivselt seal taga ja eks me kõik tegime tegelikult väga kõva taustatööd nii-öelda selle kallal. Vahetevahel olid emotsioonid, ütleme, väga niimoodi laes, kui neid teemasid sai arutatud erinevate inimestega. Et arusaadav, ega ma ei hakka siin varjama, et olid ka otsekontaktid väga paljude poliitikutega, kelle roll võib-olla on siin ikkagi oluline, oli selle otsuse juures. Põhimõtteliselt ma saan aru, et need summad tunduvad kosmilised, aga sellega ju tehakse Eesti spordiajalugu jälle. Et ei saada aru, tähendab, just see mõtlemine. Teine asi on tõesti, et raha on leida raske aga need signaalid, mis tulid just selles osas, et ei ole nagu kõige kõvem turniir, mis te tahate Suure Slami turniiri kohe siia Eestisse saada? Tähendab, oleme siis nagu ikkagi realistid. Et ma olen üsna kriitiline tegelikult. Just sellise, et ütleme, vastuargumendid väga paljud olid tegelikult ka arusaadavad ja võib-olla ka isegi loogilised, aga selline suhteliselt kategooriline nagu teatud, ma kasutaksin jõudude või inimeste poolt pigem siis selline vastuseis ja kõik ei saa alati ka rahas nagu mõõta. Et see on lausa filosoofiline küsimus. See ei ole lihtsalt ainult see, et kas me teeme turniiri või ei tee. See on palju laiem mõõde. Et inimesed üleüldse, ka praegu maailmas toimuvaga, et inimesed peavad oskama mõelda laiemalt.
ja erinevaid seoseid nägema. Paraku jah, ei saa kõikidelt seda nõuda. Minule tundus sedamoodi, et me langesime ikkagi selle sõjaohvriks ka päris tugevalt, sest kui te panite tähele, mis olid tol päeval, kui loodeti, et see VTA teema võetakse valitsuses arutusele, seal oli 2 päevakorrapunkti, üks oli sõda, teine oli sõda. Ei, no kindlasti see, ega ma saan aru, et ühtepidi, kui see, ma ütlen, kokkuvõttes ma ütlen, kõige sellisem võib-olla suurem takistus oli, ütleme, takistus või segav faktor oli aeg. Et selge see, et valitsusest võib ka ühtepidi nagu aru saada, et on väga palju tõsist küsimus, praegu on koroonapandeemia, õhus rippus tol hetkel ka see, mis on nüüd realiseerunud põhimõtteliselt. Et selles mõttes on aru saada, et ma võib-olla ütleme jah, ma võib-olla ei nõustu ka nendega, kes täiega materdavad, ütleme, valitsust. Et eks seal on, ega seda ei ole kerge teha, aga ma just mõtlen seda, et see on tegelikult laiem küsimus. Tähendab, me oleme 30 aastat olnud vabad, rohkemgi nüüd juba. Ja meil ei ole minu meelest paljudes valdkondades, sealhulgas sport, leitud mingeid lahendusi. Tähendab, pole planeeritud asju. See on nagu uskumatuna. Kui on näha, et meil juba pikemat aega võib öelda, mitte nüüd ainult viimasel aastal või eelmisel aastal, eestlased saavad väga hästi hakkama võistluste korraldamisega. Võtame iluuisutamise. Ükskõik mis ala praktiliselt. Me teeme seda hästi. See tähendab seda, et me peame olema valmis selleks, et meile pakutakse neid võimalusi. Võib-olla ka alaliidud võiksid olla natukene, ütleme, ettevalmistunud. Ma ei ütle seda, aga tenniseliit on tegelikult tubli tööd teinud viimast 10 aastat võib öelda ja siin mõned, kes ette heidavad midagi alaliidule, et see ei ole ka nagu päris õige, aga just riiklikul tasandil väga palju lahendamata küsimusi ja üldse kultuur ja sport on kuidagi, ma ei ütle, et ta kuskil tagatuppa on lükatud, aga nad ei saada aru sellest olulisusest. See mõjutab ka meie mentaalsust, kõike, elustiili. Niimoodi tuleks mõelda. Jah, Toomas väga ilusti võtab kokku praegu seda, mulle just meenub see, kui nüüd me vaatame seda hetkeolukorda ja mõtleme selle peale, mida just on suutnud Anett teha Venemaal, kuidas ta suutis nii Kremlis kui Peterburis Vene publiku südame võita ja just seda on täna vaja ja see on ilus, et kui rääkida nagu sellest turniirist puhtalt, siis ma usun, et siin ei pea üldse seletama seda ja kõik tenniseinimesed ja laiem kogukond ka saab seda aru, mis see tähendab Eesti tennise jaoks, loomulikult on see ikka väga oluline hüppe edasi, aga kui vaadata nagu pikemas perspektiivis ja kui peaks ikkagi siin võimalus avanema seda turniiri Eestis korraldada, siis ma olen Toomasega absoluutselt nõus, et me peame ikkagi nägema ja vaatama seda, et millist repertuaari Eesti üldse kuskil rahvusvahelisel tasandil mängib ja läbi selle tenniseks, aga see unikaalne globaalne taust, mis tennisel on, seda on isegi spordis raske leida ja seda praktiliselt paljudel spordialadel üldse ei ole, et see võimalus, mis avaneks meil just pikas perspektiivis, kui me selle turniiri võtaksime ja see turniir jääkski Eestisse, et see kasu on palju-palju mõõdetamatum ja pikemaajalisem, et ma loodan küll, et kui see võimalus tekib üks hetk, et siis Eesti Tenniseliit ja Eesti Tennise kogukond teeb kõik selleks, et see turniir jääks. Need turniirid üle maailma, ega need turniirid ei vahetu ja neid turniire ju korraldatakse aastakümneid ühes ja samas riigis. See on traditsioonid, hoitakse kinni nendest kõikidest, et me võiksime seda sama teha. Aga lähme edasi teemadega. Anett Kontaveit jõudis finaali, nagu sai juba mainitud, Doha VTA 1000 turniiril, alustas siis teisest ringist, oli teisest ringist või? Jah, esimene oli vaba, jah. Ana Konjuhi, horvaatlanna, alistas 6-2, 6-3, belglanna Elise Mertensi 6-3, 0-6, 6-2, vajas vähe rohkem pusimist. Veerandfinaalis oli üle oma heast sõbrannast, tuneeslannast Ons Jabörist 6-4, 6-1, poolfinaalis alistus Jelena Ostapenko 6-1, 6-4 ja finaalis siis eile kaotus Iga Sviatekile. Švantek tuleb vist ikkagi öelda 2-6, 0-6.
kas te kommenteerisite kõike mängu või koos viimased 3 mängu. et teil on ikkagi üsna hea pilt Aneti hetkevormist ees, minul natukene väiksem, sest olin seotud teiste kohustustega, aga võimalusel ka hoidsin silma peal. Mida kokkuvõtvalt öelda Aneti turniirile? Noh, muidugi see märk, mis nüüd jälle maha pandud, on võimas. Jah, minu jaoks me Tomasega kommenteerisime veerandfinaalist alates siis neid matšid on Šaböri ja Jelena Ostapenko vastu jätsid küll sellise mulje, nagu Anett oleks veel edasi teinud suure sammu ja see oli ikka fantastiline tennis, et ma isegi julgesin paralleele tõmmata siin ja öelda, et isegi võib-olla eelmise aasta lõpus ta nii head tennist ei mänginud, nagu ta sellel turniiril ennast 2 matšis mängis, et see oli tõeliselt üllatav. No natuke turniiri alguses esimese mängu ta sai kergemalt, ega tal ei ole ammu enam olnud kergemaid mänge, Peterburi turniiril polnud tal ühtegi lihtsat mängu, et Anna Konjuhja alistamine oli vähekene lihtsam, aga ka Elise Mertensiga matš oli väga-väga raske. Nii et ma ütleks ikkagi fantastiline turniir. Jah, ma tuleksin nagu natuke ka nende varasemate turniiride juurde selles mõttes, et mäletame, kuidas mängis need samad rasked mängud, mida sa kirjeldasid. See esitus, mis seal näiteks Simona Halepi vastu tegi. Nii et tegelikult selles mõttes mina eelkõige ütleksin nii, et ta nagu suutnud hoida miinimum ja siis mingites elementides nagu üllatab just kaitsemäng. Sellepärast, et näiteks Ostapenko vastu ta oli põhimõtteliselt ju enamus mängust, selles mänguliselt oli nagu surve all. Aga väga hästi oskas tulla nendest olukordadest välja. Ma vabandan. Et mulle see väga meeldib, et ei ole ainult võib-olla see, et mõni mängija näiteks oskab ainult rünnata, tugevalt lüüa, aga võib-olla liigub halvasti või selline nagu on ikkagi need kohad, kus on nagu nõrku elemente, siis võrreldes näiteks 2 aastat tagasi näitel võis nagu rohkem leida neid kohti, kus tal on vaja nii-öelda juurde panna. Aga nüüd hakkab, ütleme nii-öelda seal, kus see reserv on. Ega sul ei saagi olla, kui sa oled maailma 5. reket, tähendab, sa oled suhteliselt selle maksimumi juures, et see on just hea, et see mäng muutub kompaktsemaks, tähendab, ja et ta suudab nagu ühtlaselt, ütleme, sama mäng, mis oli Šaböri vastu näiteks. Seal ei olnud ühtegi just minu mõõna hetke või konkreetselt, et seal mõni punkt jah, ikka eksid, ega sa ei saa mängida ilma eksimatult. Aga ühtlane mäng. Ja mis on oluline, mida ma olen varemgi öelnud, et kui võtta üldse viimase aasta, siis pigem, natuke vähem. Või tegelikult see kehtib isegi pikema aja peale, et ta ei saa selliseid, kuidas öeldakse, halbu kaotusi. Ma mõtlen seda, et nende mängijate vastu, kellel ta nii-öelda väljakule tulles on justkui nagu kohustus siis nii-öelda, et kõik eeldavad, et siit tuleb võit. Ja isegi kui ta on raskes seisus, näiteks vist 2 mängu lausa on ju Viktoria Golubitšiga eelmine aasta olid ju keerulised, ülikeerulised, matšpallid ja mis seal kõik vastasel öeldi. Sa tuled nagu nendest mängudest välja, et lõppkokkuvõttes on tähtis tulemus, et on mõni halvem päev natuke või parem, aga praegu on suhteliselt ühtlane see. Et me ei pea isegi selles plaanis ei saa ka selle, ütleme see finaal, seal ei läinud võib-olla mäng kõige paremini endal, aga vastane mängis ideaalselt tennist, võib-olla mitmed asjal selles mõttes, et sul lihtsalt see päev ärkad ja sul ei ole nii hea tunne mängus. See on tennises väga sageli nii võib-olla. Aga selliseid, ta on nii ühtlane see mäng, kompaktne mäng. Aga räägimegi siis finaalist Iga Swiatekiga. Mis hetkel te ise saite aru, et võib-olla seal võivad olla mingid muud põhjused kui füüsilised? Jah, see hetk, kui tal see näoilme muutus oli teise seti alguses 1-0, et me võime ju spekuleerida, mis selle taga on, aga näha oli, et tal oli midagi, mis teda tõsiselt häiris aga vaatamata sellele oli nagu müts maha selle koha pealt, et ta mängis selle finaali ikkagi lõpuni ja seal olid väga-väga rasked ja pikad pallivahetused, kuigi see seisuks, aga ta nagu üritas ikka viimase hetkeni ja pisar silmas nägime, aga võitles.
seis ei kajasta sageli seda reaalset, ütleme kogu nagu mängupilti. Ütleme, esimene set 6-2 ei ole 6-2, selles plaanis, kui me vaatame nagu mängu. Jah, et teine set oli, ütleme, ülekaal suurem, aga ütleme see, et mina tunnetasin seda, kui nüüd seisu või nii vaadata nagu, et kuskil sellises 0-3 peal. Teises setis oli selline tunne, et seal võib-olla läheb ikkagi, kindlalt, minule ei meeldi üldse kunagi väga ennustada nii-öelda mängu käigus, et kes nüüd on juba võit käes või ei ole, et sageli toimuvad pöörded väga, väga järsud naiste tennis, aga jah, et just, et Swiateki esitus oli selline, et seal tundus, et vähemalt tema poolt nagu ei tule sellist langust. Ta on ka üks, ütleme, ta on noor, aga Poolatar on ma ütleksin ka üks intelligentsemaid nii-öelda mängijaid. Ja mentaalselt ülitugev. Ja ikkagi ka juba suure slammi korra võitnud, nii et selles mõttes seal oli midagi, see oli väga kõva tasemeline turniir ja mis veel, et Anett on hakanud viimasel ajal ikkagi võitma ka rohkem neid mängijaid, kes on talle nii-öelda ebamugavad, ega Elise Mertens on nii Kaijale kui Anettile mõlemile ilmselgelt väga ebamugav vastane. Tõenäoliselt teistelegi, aga ma tean kindlasti, et ta on üks sellised ebamugavad vastased. Muidugi, kui ma vaatan loosi tabelit, siis on paar nime, et sa vaatad, et parem on, kui need ei satuks. Siia samasse nimekirja lähevad Concha Böör ja Maria Sakkari, kes on viimasel ajal talle olnud ju alistanud, on suutnud alistada neid. Jah, Böör kindlasti, et kelle mängustiil on selline mitmekülgne ja just need, kes miksivad hästi palju mängu, ma mõtlen seda, et lõiked, rebitud löögid, tempovahetused, servi variatsioonid, et sul ei pruugi ette antud see skeem, või see taktika, mis sa oled valinud, ei pruugi töötada, et ütleme, sa paned paika, aga vaatad, aga mäng võib-olla hakkabki igat teist lööki lõikama näiteks. Mis Mertensi ja Anetti omavahelise mängu puutub, siis üpris huvitav, viimased 2 mängu on praktiliselt samasse auku läinud vastupidises järjekorras. Viimati kohtusid siis detsembris Miami Masters oli, ei saa olla detsembris. See võib-olla oli see seotud koroonaga võib-olla, kas see ei olnud üks... Detsembris ei olnud enam mingid mänge. Ei olnud küll, jah, see on nagu imelik. Sa vaatad internetist? Vaatan internetist, jah. Kui nad siis see on... Igatahes Miami Masters oli viimane kord ja skoor Elise poolt vaadatuna 6-2, 0-6, 6-2 ja nüüd skoor Aneti poolt vaadatuna 6-3, 0-6, 6-2. Peegelpildis, jah. Jah. Praktiliselt. Aga lõpus nägime siis Aneti murdumist ka teleekraanil lõplikult ja pressikonverentsi ei toimunud. Andis oma laused siis VTA meediainimeste kaudu. Loodame, et midagi väga hullu lahti ei ole ja me näeme Anetti ikkagi USAs tagasi oma tippvormis. Järgmine turniir peaks olema Indian Wells ja siis Miami ja siis tuleme juba liivale või? Nii on jah, 10 päeva on nüüd vahepeal aega kosuda. Aga rääkides, tuleme meeste juurde ka. Meil on uus maailma esireket. Huvitav fakt, kõigi aegade pikim maailma esireket, 198 sentimeetrit. Danil Medvedev jõudis Acapulcos Mehhikos poolfinaali, kaotas seal Rafael Nadalile 3-6, 3-6. Nadal võitis turniiri ära. Finaalis alistas Cameron Norrie kindlalt 6-4, 6-4. Djokovic kaotas meil, oli veerandis või? Irži Veseli, jah, veerandis. Ja Djokovic siis pidi loovutama Danil Medvedevile oma koha, mida ta oli hoidnud rekordilised 300, mitu nüüd nädalat? Mingi 300... Kas 61? 361, jah. Ja nüüd on siis Danili kord natukene. Kas natukene või palju? Mida me ennustame? Valitseda. Arvestades, et Djokovic ikkagi päris suurtele ühele väga suurele turniirile tundub, et peale ei saa, mis on French Open. No ma veel ei spekuleeriks veel natuke aega selle, kas ta seal osaleb või ei osale, aga kui ta jah, seal võib-olla oma mingid seisukohtadele jääb kindlaks, aga no me ei tea, mis olukord tegelikult ka selle koroonapandeemiaga on siin mõne kuu pärast, aga tal on vaja ju kaitsta tiitlit, et selles mõttes tal on vaja punkte kaitsta. Aga
aga need on sellise tasemega mehed, nüüd Nadal on ka ikkagi sattunud jälle või nii-öelda vanasse heasse hoogu. Nii et väga põnev saab olema, et selles mõttes ega Danil Medvedevil lihtne ei saa olema ja teine asi, ta vist ikkagi seal liivaväljakul tal väga, kui need liivaturniirid tulevad, et kuidas tal seal läheb. Danilil mõtled? Jah, et ütleme, seni võib-olla ei saa öelda, et ta nüüd seal oleks samal tasemel kui ütleme kõvakattega väljakutel. No Rafael Nadal tõusis ka 4. kohale, kus ta pole ka väga ammu olnud. Punkti vahe temal Medvedeviga on peaaegu 2000. Et see 2000 tähendab siis Toomas, anna mingi pilt, mis mitu turniiri võitu. No võtas ta, see on Slami võit ja Grand Slami turniiri võit, ütleme nii jämedalt öeldes, jah. Jaa, aga rääkides Rafael Nadalist, siis ta järjekordselt näitab see seda, kuidas kui sellise kaliibriga mees kuskilt sügavalt august tuleb ja on praktiliselt elanud väga-väga raske perioodi üle ja peale seda ta mängib oma karjääri parima hooaja alguse, ta ei ole ju ühtegi matši kaotanud, ta on 3 turniiri järjest võitnud, mis on nagu suht ebareaalne üldse tennises, et sa 3 turniiri niimoodi järjest võtad. Et see on ikka uskumatu ja ei ole võimatu, et see mees võib uuesti tõusta ise maailma esireketeks. See on täiesti reaalne. Jah, sest esiteks ka kui suur slam, mis annab palju punkte, eks on ju, seal on tal kaitsta poolfinaali koht. Et sõltub jälle, kuidas seal need tabelid tuld kujunevad aga tundub nii, et kui Prantsusmaa lahtist rääkida, et kui Nadal seal juba finaali jõuab, siis ütleme, muud resultaati nagu väga ei saa olla kui võita, aga jah, eks ta peab valima, kindlasti Nadal peab valima ja ma arvan ka Djokovic siiski ka juba natuke vanust, ütleme, nad ikkagi väga hästi mõtlevad läbi selle just, et nii-öelda oma füüsiliste tervisliku seisu, ütleme, vanuse tõttu arvestada, Nadalil veel seda rohkem mitu aastat sinna veel paar aastat otsa võrreldes Djokoviciga, et ja on ka traumasid olnud ja peavad arvestama neid, et me ei tea iialgi, mis seal taga on, et see on väga suur töö. Ja kui nüüd vaadata neid 3 meest, kes on Nadalist eespool, siis kõikidel meestel on tegelikult väga-väga suured probleemid praegu. Alates sellest, et Aleksander Zverev lõhub siin pukikohtuniku pukke ja ei saa oma vihahoogudega hakkama. Novak Djokovic on teinud statemendi, et tema ei saa mängida ja ei osale, kui ta ei lasta siin mängima vaktsineerimise tõttu ja me teame, mis olukord on praegu Venemaa sportlastega, nii et kõikidel nendel mängijatel on väga suured probleemid. No Venemaa mängijatest on minu teada seni siiski ainult, ütleme, kui me räägime statementidest. On Rublev. Ei, Medvedev ka. Medvedev on ka ikkagi ainult juba. Ja Medvedev on ka teinud statementi juba. Ja Rublev on ka tegelikult andnud märku nii-öelda oma suhtumisest. Et ei tea üldse, mis nüüd saama hakkab, et keeruline. Me täna kindlasti sel teemal ei peatu pikalt, sest see on... Ma arvan, et tegelikult ta võiks isegi peatuda, sest see on ikkagi maailmas number 1 teema ja minu arvates ATP ja VTA on nagu vaikinud sel teemal. Ei, tegelikult nii palju on, et minu teada, see on nüüd nagu kindel, et meeste ATP turniir, mis oli Peterburi planeeritud, seal oli vist üks teema oli ka see, ka natuke rahastamise teema. Nursultani liigub. Ja Nursultani liigub. Ja ikka neid signaale on, aga see on selline kahetine moment, et ütleme, et loomulikult sportlased põhimõtteliselt ei ole selles süüdi, kuigi sportlased on ka erinevad, et maletaja Karjakin tegi ikkagi näiteks vist eile. Tegi sellise avalduse, et mul tõusevad juuksed püsti lihtsalt. Ta põhimõtteliselt 1-1 pani selle kirja, mida siis Vene võimud siis nii-öelda seda jama, mida nad ajavad, on seal oma avaldustes kirja pandud. Selge see, et seal on mingid muud taustal vaevalt, et see on tema võib-olla kirjutatud lausa, aga ju siis see tema seisukoht on. Dominik Hašek on kutsunud NHL-i üles kõik Venemaa mängijad eemaldama. See on jälle selline, et näiteks Ovechkin on ju teinud ikka, ütleme, et ta natuke pehmendas seal, ütleme, et ta ei julgenud ka liiga võib-olla järsult öelda, sest tal on tegelikult tuleb ju isiklikult, eks on ju, Vene võimude esindajad, rääkimata Putinist. Aga see on jälle selline, ma olen sellega nõus, et näiteks ütleme jalgpallikoondis ei saa kodupinnal mängida, neutraalne pind, aga tšehhid on muideks, kui me oleme teistel aladel jalgpallis on juba teinud avaldused, kui satuvad, Tšehhi mängib Rootsiga, eks on ju,
ja Venemaa siis Poolaga. See on ka veel eriti magus muidugi vastasseis. Nii-öelda, et tšehhid ei ütle, et kui Venemaa on seal nii-öelda peab nendega selgitavad MM-ile pääsu, siis ma ei tea, kas see jääb lõplikuks, aga nemad on nagu avaldanud, et nad ei mängi. Selline, see on väga niisugune õhuke piir, et ühtepidi tulebki riiki karistada erinevate vahenditega või meetoditega, aga ma ei tea. Mina ootaks ATP-lt, VTA-lt ükskõik statementi, põhjendagu siis, miks Venemaa sportlased jäävad või miks nad ei jää. Et kui on nagu kindlad seisukohad, millega te oma avaldust või otsust kaitsete, siis igaüks saab hinnata, kas need on õiged või valed. Aga kui sa sel teemal üldse sõna ei võta, siis see näitab, et sa oled ettevaatlik. No jah, kõik ootavad, see on ju selge, et ka nii-öelda Venemaa kultuurieliit, ütleme, ja mõned tegelased on ikkagi öelnud oma nii-öelda vastuseisu väljendanud ja mõni üksik siis, ainult üksik on toetanud tegelikult. Et kõik ootavad, vaatavad, mis nüüd homme saab. Mis nüüd veel 3 päeva ootame. Ja ma kujutage ette, kui nüüd ütleme, see võtab sellise, selles mõttes meistest positiivse pöörde. Et see konflikt nii-öelda Ukraina saab kontrolli alla nii-öelda selle olukorra, millest on selles mõttes raske uskuda, et seal pannakse kõik mängu, et ikkagi maha suruda, et siin on maailma roll hästi oluline, siis ujuvad nad kõik seal järjest välja. Kui on juba suhteliselt kindel, et nii-öelda kaotus on nagunii juba, ma mõtlen laias mõistes, eks on ju. Sa võid seal sõjalist edu saavutada. Et siis nad ujuvad kõik välja. Jaa, me olime vastu, me teeme seda. Pleki saad sa ikkagi selles mõttes kirja, et sa olid üks viimastest, kes üldse midagi ütles. Kameeleonid on need inimesed kõik. Aga tegelikult see Venemaa teema puudutab väga lähedalt ka meid Anett Kontaveidi treeneri näol, et kui ebamugavaks võib tema elu muutuda? Ma ei usu, ma väga loodan, tähendab, et ma muidugi tema seisukohtade osas ma ei ole nii hästi kursis, ma kunagi lugesin aastat 2 tagasi Vene meedias, aga mul ei ole, ütlen ausalt, mul ei ole praegusel hetkel nagu väga meeles, et seal mingite asjade kohta ta vahest ikkagi nagu sõna võttis, aga ütleme niimoodi see selleks, et ma usun, et see ju kõik muutub, eks inimene näeb, mis toimub ja ta on tegelikult selline, näib vähemalt väga lahe tüüp. Inimtüüp, et ja ta on elanud ju ka väljapool, et küll ta seda maailma elu ikkagi teab. Aastal 2017 küsiti Tursunovilt ühes intervjuus, mis sa arvad Vladimir Putinist? Ma arvan, et ta teeb, mis on parim tema riigile. Jaa, midagi sellist, ma nagu mainisin, et aga see on selline jah, mis seda nüüd praeguses kontekstis nüüd välja võtta, see ei ütle midagi. Jah, aga ta elab praegu ka Ameerikas, jah? No minu teada on ikka see tema põhi niisugune nii-öelda resideerub seal ja tõenäoliselt on tal need võimalused ka, kui sa mõtled võib-olla seda liikumist, eks on ju. Ma arvan, seal ei tohiks tal vist, kui ta seal elab, siis tal on ju need vajalikud paberid olemas, et ta saab kindlasti, ma loodan ju Anetiga koos nii-öelda liikuda. Aga panite et Peterburi turniiril tribüünil ta ei olnud, ta oli väldavalt haige. No aga võib-olla oligi haige. Aga äkki ei olnud haige, äkki ei tulnud kohale. No jah, kes seda teab. Nii, tõmbame siis, ka Aleksandr Zverevist ka paar sõna, et ta on siin saanud kõik võimalikud trahvid kaela, aga tundub, et võistluskeelust vist ikkagi pääses selle. No eks ta siis oli seal, Riho kui turniiri korraldajad jääb ka neid olukordi, tehakse ju, lisaks on igal turniiril ju kokkuvõtted ja asjad ja seal, ütleme, ma usun, et ta oli nagu madalam kui muru, sisuliselt roomas turniiri direktori. Vabandust oli küll väga õigeaegselt. Kes seda olukorda nägi, selles mõttes oli ta nagu eriti tobe, et mäng oli juba läbi, et oleks see nagu mingi punktisituatsioonis, mäng oli juba läbi ja ülivähe jäi puudu, et üks löök oleks tabanud kohtuniku jalga. Siis oleks väga karm, et siis ta oleks võinud saada siin pika võistluskeelu. No Nalbandjan. Ja Nalbandjan ikka sõitis korralikult jalaga sisse kohtunikule, aga selles mõttes jällegi, et näha oli, et ta ei kontrollinud seda olukorda ja see oleks võinud lõppeda väga kurvasti. Et see tekitab nagu kõhklusi ja kahklusi tema edasiste turniiride osas, et mina olen siin kogu aeg ennustanud, et ta on siin järgmine Grand Slami võitja, aga nüüd vaatad neid olukordi ja siis seal on psühholoogilised probleemid. Ja on psühholoogilised probleemid, jah, just.
ega tal ju eraeluliselt ka väga kerge ei ole. See võibki ka, need asjad, muideks, Riho kindlasti minuga nõustub, et tennises natuke toome alati natuke jälle teemasid korra sisse, küll ajafaktor on meil, ma loodan, et sa hoiad meid ohjes, et mängid näiteks võistlusmängu, sa tead, et sul tuleb tähtis töökõne. Ma toon sellise näite. Tennist on praktiliselt võimatu mängida. Ma arvan, et ka teisi spordialasid, aga võib-olla kui sul on võistkonnaala, seal tehakse vahetusi asju, sa oled hasardis, on nagu kõik nii-öelda tiimivärk ja sa suudad unustada. Tennises on need mängijad muuseas ka jõuavadki just maailma tippu, kes suudavad rasketel hetkedel mängu ajal nii-öelda ennast nagu maksimaalselt välja lülitada kõigest muust. See on nii raske ja täpselt, kui sul on veel eraelulised probleemid, siis minu arust on nagu praktiliselt võimatu üldse mängida. Me siin kolleeg Toomas Leiusega arutasime ja Toomas ütles küll, et ega tema Austraalia lahtised läksid ikka puhtalt selle uue suhtenahka, et ta ju vahetult enne seda võttis pika puhkuse Malediividele ja kuidagi see fookus läks mujale ja me nägime, mis seal Austraalias toimus. Et ega ei tea jah, täpselt, mis nüüd edasi saama hakkab temast. Jah, lähme kodustemate teemade juurde. Meil on ikkagi Davis Cup üle pika aja tulemas reedel laupäeval. Kohtume, nii ma üritan nüüd eesti keel tõlkida, see Vaikse ookeani saared, jah? Saartega. Igatahes selline huvitav kooslus tuleb vastu, inglise keeles on see Pacific ookean ja soojenduseks võib-olla kuulamegi ära väikse intervjuu, mis ma eile salvestasin meie Davis Cupi meeskonna kapteni Eke Tiidemaniga. Ma loodan, et ma vajutan nüüd õiget nuppu ja see hakkab siit jooksma. Oled nimetanud meeskonda Kristjan Tamm, Mark Lajal, Kennet Raismaa, Jürgen Sopp, Vladimir Ivanov. Põhjenda paari sõnaga seda valikut. Täpselt need mängijad, kes said tulla seekord mängima, et ega me seal valikus oli veel Mattias Siimar, kes seekord ei saanud tulla ja siis oli Danil Klinka, aga tal oli ka mingid terviseprobleemid ja ta ikkagi otsustas mitte tulla, et mängib teisi turniire. No kõige põnevam nimi on loomulikult Jürgen selles seltskonnas, et millises seisus Jürgen on, kas teda pidi veenma selleks või kuidas temaga lood on? Ma arvan, et Jürgen on heas seisus, et ta nii-öelda selle turniiritennise on lõpetanud, aga ta on siin kogu aeg mänginud, mängib klubimänge, hästi positiivselt meelestatud ja see, kuidas ta sinna sai, et see oli natukene siuke kahepoolne, et Jürgen nagu ütles, et võib-olla võiks proovida mängida ja ma natuke hakkasin sellest kohe kinni, et kuna meil siin endal valikut praegu väga palju ei olegi, et tegelikult oligi väga hästi. Voova mängis viimati meil siin kodus ITF-i oktoobris. Mis ta sel aastal on teinud ja mis vormis tema on? No jah, et võistlusmänge ta väga palju all muidugi ei ole, aga Voova on selline hoidnud oma nii-öelda taset, trenni on teinud ja ma arvan, et mingil hetkel selline klass on tal kindlasti säilinud, et see pole kuhugi kadunud. Oled sa ära otsustanud ka, kes selles tiimis on esimene teine number ja kes võiksid paaris head välja näha? No tegelikult ei ole, et suht võrdsed on nad seal, vaadates need edetabeli kohti ja mänge, mis keegi on mänginud ja kuidas mänginud, et ei ole liiga lihtne otsustada. Mingid mõtteid on, aga eks me teeme siin mõned trennid ära veel esmaspäev, teisipäev ja siis kui see tabeli tegemise aeg tuleb, et siis tuleb otsustada. Kuidas teie ettevalmistus välja näeb, millal esimest korda kõik kokku saate? No kõik koos kokku saame homme, aga eraldi on kõik tegelikult käinud juba, välja arvatud Kristjan, kes sealt Monastirist tuli laupäeva õhtul või tuli ta reede õhtul. Et teised on siin juba eelmine nädal kõik on juba mänginud ja oleme näinud. No Davis Cupi see formaadi muutus tähendab nüüd seda, et me kohtume väga kauge külalisega ookeaan ja kuidas see nüüd käib, Vaikse ookeani väikesaarte meeskonnaga. Ja. Ehk siis
mida see seltskond endast kujutab, palju sul on vastastest üldse aimu? Aimu on nende esinumbrist, see Colin Sinclair, et seda ma olen kuidagi juhuslikult on ennemgi kuidagi silma jäänud, et ta on selline 27-28-aastane, USA ülikoolis mänginud, Cornelli ülikoolis, viimasel ajal on mänginud suht sarnaseid turniire nagu meie mängijad, seal ka Monastirris ja Tuneesias ja siin Euroopas mõned, et mängib selliseid 15 ja 25 000 turniire. Ikka parim ränk tal äkki oli 400 ja nüüd ta on kuskil selline 600-700, mis see ranking tal täpselt on. Et tema on selline, ütleme siis tema on teada selline mängija, et teda ma tean küll, aga teisi ma nüüd tõesti ei tea. Et selline paras põrsas kotis tuleb meile vastu? No mitte liiga põrsas kotis, et see teine, üks vanem mees on neil seal paari on mänginud juba aastast, ma ei tea, 2000 äkki on seal üks 40-aastane Brett Baudinett kirjutatakse. Jah, just täpselt, jah. Et ma arvan, et sealt 40-aastaselt võib korraliku paari mängida, ju ta siis okeilt paari mängib. Et esinumber on siuke päris tugev, ma arvan, paar on neil ka hea ja nende teine number on selline, mitte midagi erilist ei ole ta nüüd meesteklassis teinud, aga ta mängis päris okeilt mängis juunioriid, et parim rank ITF-is oli 170 midagi. Et meil ei tasu loota, et me neist lihtsalt buldooseriga üle sõidame? Ei ole väga ühtegi põhjust, jah, et sest nende esinumbri edetabeli kohta on ju parem kui meie omadel, et üldsegi mitte. Et ei ole nagu mingit põhjust arvata, et mingid buldooserid siin saab olema. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Sellised mõtted siis Ekelt enne Davis Cupi lahinguid reedel laupäeval. No kõigepealt räägib vastasest. Me saime vast kõige imelikuma, kõige naljakama, kummalisema loosi, sest keegi ei tea sellest koondriigist või koondisest mitte midagi. Et peale muidugi esinumbri, kelle tulemusi on võimalik jälgida, kes on tõesti mänginud siin 15 000-lisi, 25 000-lisi, et ma korra küsin, Monastiris, kui ta on seal mängib palju turniire, Monastiris vist on ka kõva kate, on ju? Minu teada. Monastiris on hard, jah. Jah, et ma just mõtlen seda, et mängitakse ju Tonditennise keskuses, eks on ju. Et ega seal ongi, seal võib vabalt nii olla, et see sama paarismäng, mida mainis, ja kui selle nende esinumbri kõrval on selline kogenud nii-öelda kala on kõrval, siis ei pruugi lihtsaks minna. Selles mõttes võib-olla paarismängu seisukohalt oleks Mattias Siimari osalemine olnud, ütleme, ma ei ütle, et teised ei mängi, aga lihtsalt, et tema on tõesti paarismängus ikka väga osav, rääkimata eelmast tegelikult mängis ka üksikut, eks on ju, vähemalt Pärnu turniiril näitas väga head tennist, aga kõik see olud, see võistkondlik, ma ei ole nüüd ühte asja vaadanud, kas seal on statistikat, kuidas on mänginud nende esinumber Davis Cupi, võidud-kaotused? Jah. Et mõnes mõttes on see Davis Cup on kuidagi, võib vabalt nii olla, et mõni mängija on just Davis Cupis, nii-öelda hakkas mängima 2017 üksikmängu võidud-kaotused 10-1 võitude kasuks, paarismängus 4-1. No okei, seal on võib-olla mis võistkonnad, seal on mingid Aafrika riigid tõenäoliselt ja ma kujutan ette. Vietnam on näiteks. Okay. No jah, see Davis Cupi süsteem muutus, vaata siin. Süüria viimati. Okei, jah, seal on nagu raske selle järgi mõõta, aga üldiselt see näitab seda, et vähemalt siis need tõenäoliselt siis need mängud, mis ta on nagu pidanud võitma, kus ta on nagu, et on need ära toonud, et ikkagi selles mõttes ta on juba mänginud aga ma ütlen, et mis oludes, et No üks asi, mis tema kohta kõige rohkem räägib, on see, et novembrikuus ta võitis Futuresi kõva kattega turniiri Guatemalas, et hardi peal, nii et kui vaatame nüüd nagu meie poisse, siis meie poisid ei ole viimasel ajal suutnud ühtegi Futuresit võita. Viimane vist oli äkki Tamme, see on ka juba aegu tagasi, et päris tükk aega ei ole ühtegi Futuresit. Aga Lajal oli poolfinaalis. Lajal oli poolfinaalis, jah.
et temale peaks see kate ka sobima. Selles mõttes on Ekel kaptenil on nagu tõesti kuidagi väga raske valik on. No ütleme, ma arvan, et Jürgen Zopp on kindel, see on minu arvamus, et ikkagi paneb ta mängima, seal on see kogemus ja no ka vastane, see kuidagi mõjub ja ütleme, tema üks, see praegu peaks selline tase olema, et ega ta nüüd see 400, 500 või 600, ega ta nüüd tegelikult nõrgem ei ole. Mäng on mäng, muidugi kuidas see läheb, me ei tea, aga kui ta on seal Soomes karikavõistlustel mänginud, seal on palju selliseid mängijaid, kes on põhimõtteliselt seal samas augus nii-öelda. Nii et no aga mida kapten teeb, ega kapten ju vaatab neid treeningutel, tehakse proovimatše ja selle järgi ikka otsustatakse, et viimase hetke matšid omavahelised ikka näitavad selle ja paarismängu kooslus, kuidas võtta, No Ivanov ja Siimon on väga hästi mänginud viimased Davis Cupid Gruusia vastu, ma käisin ise, vaatasin koha peal, mängisid fantastiliselt hästi, et Gruusia on nagu tipppaar, väga hea paar oli. No ja Ivanov on selles mõttes alati tagataskust võid välja võtta, et kindlasti ta annab endast, kõik annavad muidugi endast kõik, aga just selles mõttes, et ta suudab tõenäoliselt nii-öelda mentaalselt, psühholoogiliselt, et ta võtab selle hetke oma võib-olla maksimumi ikkagi tõenäoliselt välja, et seal võib ainult klassi vahe lihtsalt võib-olla see küsimus, et kuidas seal nüüd seda otsust langetada. Just selles mõttes ma arvan, et esimene päev kindlasti Jürgen on, ma loodan, et tema on seal platsil ja tuleb, aga kes see teine on? Sa saad ju seal natuke nii-öelda kombineerida ka pärast järgmiste mängudega. Aga tegelikult, kui natuke nüüd nagu seda suuremat pilti vaadata Davis Cupi osas, siis ikkagi minu jaoks nagu märgiline ja ülioluline asi on praegu see, et õnnestus Jürgen paati meelitada ja võib-olla see annab ka talle motivatsiooni siin, miks mitte veel 3-5 aastat Davis Cupi mängida, vanus tal ei ole ju sellist ja kui me vaatame, et me ei tea, mis siin Mark Lajal tegema hakkab lähiajal ja kui meil õnnestub ikkagi sinna maailma teise liigasse püsima jääda, siis Jürgeni ja Margi, ütleme, edu korral on meil päris head variandid oleks, et kui ta ikkagi jätkaks praegu mängimist. Ja ma korra lihtsalt ütlen, et Mark Lajali, ütleme, tulemused on selles mõttes natuke võib-olla petlikud, et tal on, sa lähed täiskasvanute klassi just üle ja ta on pidanud ju enamus turniiridel kohe nende kõige nii-öelda nende turniiride kõrgemate asetustega ka mängima, et selles mõttes seal on päris sellised võrdseid häid mänge olnud. Ja seal on üks huvitav muster, mis ma olen vaadanud Margi puhul, et ta on mänginud asetatud mängijate vastu, ta tihtipeale on esimese seti kindlalt võitnud ja siis on kuidagi kolmandas ära läinud, et tal on nagu võib-olla see natuke sellise noormängija veel tunnus, et tal tegelikult on mäng olemas, aga veel võib-olla ei suuda neid asju lõpuni viia, et ma usun, et seal potentsiaali on kõvasti. Ma arvan, et natuke aega läheb edasi, küll ta suudab. Mina usun temasse. Ma usun ka. Aga on siis tegu maailmaliiga teise grupi play-offi esimese ringiga. Nii, kuidas siis nüüd võidame seda Vaikse ookeani saareriike, siis mis edasi saab? Siis me püsime teise gruppi, aga teises grupis on väga tugevad riigid. Kas jääme, sest selle nimi on esimene ring, play-offi esimene ring. Kas siis äkki see eeldab, et tuleb ka teine? Ei tule? Ei tule teist, et see on, kui me selle matši võidame, siis me oleme ikkagi teises grupis tagasi. Ja seal on ju, seal on väga palju tugevaid potentsiaalseid vastaseid, et ma vaatan, et teises grupis mängivad siin näiteks samuti sel nädalal Hiina, Iirimaa, Dominikaani Vabariik, Vietnam, Tai, Läti, Guatemala, kusjuures Taimaal, Guatemala, Hiina, Taipei, Kreeka, Indoneesia, Venezuela, Kreeka ja Maika. Huvitav, kas Stefanos läheb? Mängis viimane kord. Egiptus, Küpros, Monaco, Marokko, Bulgaaria, Paraguay, Zimbabwe, El Salvador, Benin, Hong Kong. No siin nendest riikidest, mis sa nimetasid, kui me siin hakkame vaatama, siin teisi reketeid on ikka päris korralikke mängumehi, nii et Isegi kui tundub, et mõni riik on selline võib-olla, aga tennis on väga laia geograafia. Hakkame siin nimetama, eks ju, teoreetiliselt võtad siit Bulgaaria, Dimitrov on ju, võtad Kreeka, Tsitsipas, siin on selles mõttes väga palju häid tippmängijaid võib siit välja lugeda. Ja ja Lõuna-Ameerika kõik see kant on, ütleme, et kui veel satub nii, et mängid näiteks nende juures, siis on tõenäoliselt kindel, et on mingi selline liivaväljak ja kõik need olud ja siis on sul väga lärmakas seltskond seal kaasa elamas, et ega seal ei ole ka midagi lihtsat, aga ei peagi midagi lihtsat olema. Aga
jäi Eke käest küsimata, teie võib-olla teate ka, et mis vormis seisus hetkel Kennet Raismaa on. Ma olen kuulnud, et ta on Oliver Ojakääru sparringpartner rohkem tänapäeval. Jah, ma just eile mängisin esiliigat, nägin teda kõrval väljakul, andis tundi, et ta on jah, treeneri tööd teinud, aga ei, ta ikka ise mängib ka ja ma usun, et me näeme teda veel mängimas, et tal on kindlasti nagu väga raske perioodi on üle elanud ja eks ta peab ise enda sees need asjad selgeks tegema, aga ma usun, et tal on see mängunälg ja see on tal kõik alles, et loodetavasti Kennet ikkagi naaseb tuurile, ma loodan küll siiralt. See võib vahest isegi kasuks tulla, see natukene nagu nii-öelda tõmbad ütleme, paned hingamise korda, ütleme nii, nagu vahest öeldaksegi, et ka tennises, et ütleme, et tee väike paus, okei, seal on aega vähe muidugi, aga ütleme, kui sul on võimalus, et just see hingamine korda, hingamine on üldse väga oluline. Näita, kui teeme mingi harjutuse ka. Seda lähme helistame EOK presidendile, et siis ta õpetab meile hingamist. Okei, aga see võib, vahel tuleb kasuks. Et me oleme näinud ju tegelikult neid näiteid on palju tegelikult. Igatahes teie olete tribüünil, ma loodan. Mitte ainult. Me oleme kommenteerimas koos. Ja minu teada, kas ülekanne ei ole Delfi? Siis te teate rohkem kui mina. No vähemalt minul on andmed, et on Delfi. Meil pidi isegi stuudio olema väidetavalt. Ohoo. Ja. Me peame ilusti riidesse panema. Riidesse võid panna ikkagi casual, ma arvan, ei ole mõtet frakki panna. Aga jah, natuke selline uuem lähenemine ja ma arvan, et see on huvitav, et nii, see on väga tore, kui see nii on. Et ütleme, ma usun, et meil on siin plaanid ka selles osas, et ja matšpall on ka kohal. Võin enda isikus lubada ja ilmselt ka Riho. Siis saab seal koha peal mõne matšpalli ka teha võib-olla. Väga hea. No igal juhul lähme võitma seda mängu, ega midagi siin madalamat eesmärki ei saa olla. Jah, murrame Vaikse ookeani saareriigid maha. Ja kas ma saan aru, et see ongi viimane teema meil täna? See oligi viimane teema. Ja, ma lisaksin selle saate lõppu. Slava Ukraina! Slava Ukraina! Slava Ukraina! Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.